läbi. Võtame peale, et siis saavad ka need, kes täna ei jõua siia. Et meil on täna selline huvitav teema, et aasta hakkab läbi saama ja kindlasti, kuna praegu käib ka palju valimisi, just praegu enne seda me kuulasime siis Raadio 2 aasta hitti valimist, et me küll ei tea, kes seal siis nüüd valitakse, kas Uno Loop või Heidi Tamme või. Sa ei ole veel helistanud. No, just. Aga et meil on ka omad hitid või omad need võidutooted. Iti laseb välja. Ja me palusime siis teil ka mõelda, et mis oleks need 3 toodet, mida te kindlasti võtaks järgmisesse aastasse kaasa või milleta te tegelikult oma elu nagu enam ette ei kujuta. Et me võime alati öelda tõesti nii, et ammetooted on kõik jube head. Nad ongi jube head kõik, aga kui me peaks nagu mõtlema 3, seda minu 3, et võib-olla see minu 3 annab ka mõnele teisele mõtte, et kuule, et see on tõesti väga, väga lahe. Aga selleks, et natukene niimoodi elevust sisse tuua, meil on kopeerimise äri. Ja selleks, et kopeerida, tuleb midagi ette näidata. Ja me nüüd näitame ühte videot, et näete, tihtipeale see kopeerimine või ette näitamine ei pruugi. Kopeering ei vasta ette näitamisele mõnikord. Ja, nii, kohe me näitame nüüd siis ühte videot. Nii. See tuli mul meelde Kaisa ühe hommikuse või ühe pildi. Nii. Niimoodi. Nii. Issand, kui hea sikk oli. Vot alati ei tule kopeerimine välja, et selles mõttes tuleb alati mõelda, et kuidas ma ikkagi näitan ja kas minu alalinn näeb õige nii-öelda siis nurga alt seda, mida ma teen. Midagi nii armsat pole ammu näinud. Jah, aga ma siis alustan kiiresti peale, et siis soojendus on tehtud, et mis on minu 3 lemmikut, milleta ma järgmist aastat kindlasti ei alusta. Esimene asi on e-spring ehk puhas vesi. Ma arvan, et paljud, kellel on e-spring kodus, enam ei kujutagi ette, et me oleme nii harjunud, et meil tuleb puhas vesi. Teate, et kui me vaatasime seda jõulutunnelit, need lood olid hästi liigutavad, mis seal olid, aga väga paljudel olid, panite tähele, väga paljudel olid suured 5-liitrised, need 7-liitrised veepudelid. Inimestel ei ole korralikku vett. Rääkimata sellest, et mõni arvab, et ekraanist tuleb puhas vesi. Ei tule. Teine toode, millega tegelikult tahaks kindlasti järgmisse aastasse minna, on C-vitamiin. Et seda igal juhul siia tahaks õudselt külge pookida ka küüslauga, aga kuna jutt on ainult 3 tootest, siis on ikkagi C-vitamiin ülioluline. Ja just sellepärast, et toetada oma immuunsust. Et tõenäoliselt C-vitamiini tarbimises on see, et meie ei ole küll, ma ütlen, tõesti, viimase sajandi jooksul ei ole haiged olnud. Seda viimast sajandit on muidugi natuke vähe, aga sellel sajandil pole olnud. Sellel sajandil pole. Ja 3. toode, mis tihtipeale täna päästis jälle meie elu. Et meil oli autos kaasas. Ühel päeval jäi maha, saime aru. Teate, esiteks, kui sa ikkagi tabad ära, kui maitsev see on ja kuidas ta päästab sinu selle, päästab selle, kui sul ei ole aega olnud süüa ja sul on toimetusi nii palju, et lõuna läheb lihtsalt mitte meelest ära, aga läheb lihtsalt teisele ajale. Nii et need on nagu minu 3 toodet, et mis ma kindlasti kaasa võtan järgmist aastast. Mina olen järgmine. No räägi sina nüüd, jah. Võin mina.
sellega on niisugune lugu, et üks asi on valida kolm toodet, oma lemmikut möödunud aastast võib-olla või millega ma tahaks järgmisse aastasse minna. Aga ma proovisin mõelda ka nii, et püüda ette kujutada, et ma pean valima 3 toodet välja ja ülejäänud Ambey kaotab kõik müügilt ära, et ainult 3 jääb. See oli ikka kohutavalt raske. Ja selle ülesande, sellest ausalt ütles ma loobusin, sellepärast, et kogu aeg mul oli ka, et Talis valis juba vee ja batoonid ja vitamiini C-vitamiini on ka ja siis keegi teine valib veel midagi, aga kui nii mõelda jah, et Ambey kõik ülejäänud ära võtab, siis on ikka väga raske. Ilmselt siis oleks mul ka vesi, aga minu 3 toodet on siis nii, et ma hakkan suvalises järjekorras. No, keda üllatab? Loomulikult kohv, sellepärast, et sellest paremat kohvi ei ole lihtsalt olemas. Ja see tuli meie ellu, see kohv sellisel ajal, kus minul saabus just selline periood, et selgus, et ma enam ei saa õhtul kuskil kell 4-5 kohvi juua, sest ma ei saa magada. Aga nüüd selle kohviga seda muret ei ole. Eile me jõime küll, palju sa ütlesid? Eile tuli meil 7,5 tassi kohvi kokku, aga nendest 3 oli väljaspool kodu, nii et mul oligi natuke raskusi uinumisega. Nii, täna me joome vähem. Siis minu teine toode on ikkagi Supreme silmakreem, sellepärast, et ainult selle kreemi pärast tasub ehitada seda äri selleks, et seda kreemi saada. See on tõesti üks imeline silmakreem. Ja minu 3. toode, kuna Talisel oli juba vesi, on Double X. Sellepärast, et kui mina mõtlen selle peale ikkagi, kuidas mina eluaeg olen olnud väsinud lapsest saadik ja arvasin, et mina olen selline, siis tegelikult ei ole see nii. Ja ma ei ole üldse nii väsinud, ma olen täitsa inimene hommikuti. Nii et ma olen väga tänulik oma 3 tootele. Nii, aga läheme siit edasi, et Kaisa, kuidas sina jagaksid oma tooted siis sellesse 3 lahtrisse? Aitäh, ma tahtsin öelda, et väga super head valikud teil ja mina lähtusin sellest, et mõtlesin ka, millise toote lõppemisel ma kõige suuremat paanikat tunnen ja ma täiesti, seda oli päris lihtne teha, sest et need olukordi on olnud kahjuks, aga nii ma oskasin täna välja valida. Kuna oli ainult 4 toodet, siis ma lihtsalt tõstan siit ühe asja siia poole lauda, et ma saaks oma neid teisi tooteid võtta. Te nägite, mis siit mööda liikus, aga ja peab ütlema, et see valik ikkagi kaldus väga, jah, mul on ikka 4 toodet siin. Okei, ma võtan esimene asi, mis mul kohe meelde tuli eile öösel, kui ma mõtlesin nendele, on see vadakupulber, sest et see on minu elu muutnud ja ma tarvitan seda igapäevaselt. Ja kui tõesti see hakkab otse lõppema, siis ma tunnen stressi. Nii et see olgu alati mul olemas, siis on nagu kõik võimalik, et tema ma paneks esikohale. Siis teine koht, mis tekitab ka kohe paanikat, kui hakkab lõppema, on ikkagi C-vitamiin. Ja ma mõtlesin ka neile toodete niimoodi, et mida ma millegagi nagu asendada saan. Et seda vadakupulbrit nagu, jah, meil on taimne pulber, aga kui räägime näiteks maitsest, siis seda ei asenda miski. C-vitamiini muidugi jälle kõrval on küüslauk, aga ikkagi puhtalt kui C-vitamiin pikatoimeline. Et kui mul on see sees, siis ma tunnen, nagu oleks mul kaitsemull ümber terve päeva. Kui ei ole, siis ma olen nagu poolenisti haavatav. Ja 3. toode, tegelikult ma mõtlesin vist, et ma näitan XS-iga koos. Ma ei näita seda, sest Talis juba näitas batooni, aga ja muidugi 3. toode on suuvesi, mille lõppemine tekitas nii minus kui kogu meie majas tõelise maailmalõpu tunde, kui see otsas oli, aga nüüd on meil alati varud olemas ja seda meil läheb palju. Me ei joo seda, aga super toode. Need siuke valik. No ülivinge, et kui nüüd me liigume edasi, et ärge siis, kui keegi on juba näidanud teie lemmiktoote ära, ärge sellest kohkuge, et teie lemmiktoode võib täpselt sama olla, mis Kaisal või Sillel või minul, et selles mõttes, nii nagu Kaisa näitas praegu, et lihtsalt me jagame oma kogemusi, aga läheme edasi. Anneli, missugused oleks sinu 3 lemmiktoodet?
Ja mõned minu lemmiktooted on ka juba nimetatud, aga kui ma hakkasin mõtlema oma nende toodete peale täna, siis ma leidsin 9 lemmiktoodet, millest ma loobuda ei suuda kindla peale, aga siis ma hakkasin olema kriitilisemalt veel üle mõtlema ja siis, et 3 välja sealt noppida, siis ütlen lihtsalt, tegelikult on neid rohkem loomulikult, need vitamiinid ja mis on tekitanud täiesti sõltuvust, aga hea küll, ma ütlen 3 lemmiktoodet, mis on mulle väga-väga olulised ja ilma milleta ma kindlasti ei saa hakkama, on kindlasti see hambapasta. Et mul olid hästi tundlikud hambad kogu aeg vanasti ja pesin ainult Sensodyne'iga ja siis, kui see oli minu esimene toode üleüldse selles äris, kui ma Talise ütlesin, et hea küll, ma proovin seda hambapastat ja kui see mulle meeldib, siis ma seda äri teen. Ja see on nii olnud siiamaale, nii et hambapasta on kindlustus. Ja edasi siis seesama, mida Sille juba näitas, see on olnud ka täiesti asendamatult vajalik mulle. Ilma selleta ma ei saa olla ja siis nüüd viimase aja lemmiktoode on küll see vaht, mis mulle tohutult meeldib, et võib-olla ma saaksin ilma selleta, aga mulle juba nii õudselt meeldib see, et ma tahan öelda, et ma ei saa ilma selleta ka. Oligi 3 ja siis muidugi on see kreem ka, eks ole, aga see oli juba vist 4. Ja siis on veel vitamiinid ja kõik, neid tuleb juurde, neid on tõesti väga palju, et mis on tekitanud sõltuvuse ja ilma milleta ei saa. No väga rõõm on jälle kuulda, et see ongi jälle see, et me peame tihtipeale, me mõtlesime ka seda, et mõtle, kui Amway toob kogu aeg uusi tooteid turule ja vanad jätaks kõik alles, siis tegelikult on tulemus see, et ega rohkem ei osteta, ega inimesed ei osta rohkem, kui nad on tavapäraselt ostnud. Nad vahetavad mingid asjad välja, sellest isegi ühel koolitusel, Amway koolitusel räägiti, et inimesed pahandavad, miks see ära läheb, miks see ära läheb, et miks see vana ei võinud jääda, aga et see nii keskmine tarbitavate toodete arv jääb ikkagi samaks, et millest üle ei ole mõistlik ajada. Nii, aga läheme edasi Võrru, et Urvo, kuidas sinul on, mis on sinu 3 lemmikut toodet? Minu esimene valik on Rhodiola. Mul on hullult aktiivne elu, et muidu ma olen kell 8 magan, et kui ma 2-3 ajal ära võtan, siis ma ikkagi jõuan veel õhtul ka veel üht-teist midagi teha. Et valik number 2 on C-vitamiin. Väikse kogemusi siin oli mõni kuu tagasi pluss küüslauk, aga ma ei tohi ju nii palju valida. Ja kui vahepeal ikkagi lodipüks oled, siis kulub see ka ikkagi ära. Ja see ei tähenda, et ma homme midagi muud ei vali. Just, väga lahe. Et siit sellest 3 võib alati ka selle öelda, et kui sulle juhul, kui sinu tuttav küsib, kuule, mis pärast sa seda äri teed? Et ma teen 3 toote pärast. Ja siis võidki öelda, võt need 3 toodet. Aga Marju, mis pärnakatele kõige rohkem meeldib? Pärnakas Marjule. Ja, tere. No ja neid tooteid on nii palju, mis paneks kõik ritta tegelikult ausalt öeldes, aga siis ma mõtlesin, et ma lähtun nüüd 2 viimasest nädalast, mida mul on kui ei oleks neid olnud, siis oleks elu lõpp olnud. Et kõigepealt eelmine esmaspäev, ma ei tea, ma külmetasin töö juures koosolekul ja mulle tundus, et ma kippusin haigeks jääma. Päriselt vist natuke olingi ja natuke nohu tahtis tulla, aga siis ma ikka muudkui magasin ja siis muudkui aga need refrääniks, eks ju, et C-vitamiin ja küüslauk kogu aeg. Jälle natuke magasin, jälle uuesti need sisse. Ja ausalt öeldes see nohu ei tulnud. Lihtsalt nina oli kinni ja seda oli umbes 2,5 päeva ja siis oli finito selle asjaga. Et ma loodan, et see oli sellest nüüd, et muud ma ju midagi ei teinud. Oli kindlasti sellest. Ja siis oli see tore jõuluõhtu, kus ma ennem lugesin sõnad peale, et palun ärge laualina peale midagi ajage ja siis oli esimene liigutus oli kohe mingi soust oli seal peal, mingi kannutäis sousti. No ma tõmbasin 10 korda õhku sisse välja, siis mul tuli meelde need asjad.
see läks jumalast ilusti, sai puhtaks kohe ja kohe natukese aja pärast oli siis nagu kohviga läks terve tassi täis sinna minu toredasse valge laudnina peale. Aga see päästis päeva tõesti. Nii et muidu oleks veel mul küll teile ridamisi veel näidata, mis veel mulle meeldivad, aga need on lihtsalt see 2 nädalat teinud elu ilusaks. Ütleme siis nii. Aitäh! Super. Väga lahe. Kui elu on ilus, siis on ju hea elada. On. Nii, aga liigume kaameratega edasi, et tuleme Pärnust Tartusse, et Silja, missugused on sinu 3 lemmikut? Tere! No, muidugi ma võtaks vitamiinid kõik ühe nimetaja alla, sest sealt ma ei oska mitte midagi valida. Aga võt see asi, Nutrilite, Balance Within. See on nüüd selline, ma ei paista siit välja kuidagi, aga see on nüüd selline toode, mis lõpetas minu õhtused söögiisud ära. See on täiesti uskumatu. Et kui ma ta peale lõunas sööki sisse võtan, siis on niimoodi, et ma suudan õhtul rahulikult istuda siin ekraanide taga. Ja mul ei teki selliseid ohjeldamatuid isusid kogu aeg, et köögivahet ei osta. Et see on täiesti vapustav minu jaoks. Siis, teine toode on, see pole küll ainuke, aga see jumastuskreem, mis mulle tohutult meeldib. Ja ma arvan, et kui seda homme ei oleks, siis ma oleks hädas. Ja siis oli üks toode, mis lõppeski kahjuks ära ja ma olin ikka päris pikalt hädas selle. See oli see üks kulmupliiats, kus olid väiksed sakid sees, et millegipärast see toode lõppes ära, seda enam ei müüda ja mul on väga kurb meel selle pärast. Ja ma ei ole sellele asendust leidnud, nii et, aga see ongi kõik praegu, sest ma ütlesin, et vitamiinid kõik. Et sealt midagi välja tuua on väga raske, sest kõike ma nüüd söön biotäite kaupa iga päev, nii et ma ei tea, mis on hea ja mis on väga hea, et kõik on väga head. Ja nüüd ütleme, kui sa nüüd mõtled oma tervise peale, et kuna sul viimati selline kas nohu või köha või selline mingisugune... Nohu oli eelmisel aastal viimati. No, nii et sel aastal ei ole ta veel sind külastanud? Ei, ma olen pääsenud tõesti, midagi tuleb, see C-vitamiin ja küüslauk ja siis ta ei tulegi. Super. Jaa. See on nii super, sest ma mäletan, millal meil viimati nohu oli, aga et mina ütleks küll, et see on nagu meeletu elukvaliteedi tõus, kui sa pääsed sellest paksust nohust. See teate, kui vanasti ma mäletan, kui nohu tuli, siis ma ei räägi sellest, et ninaalune on katki nuusatud, aga sul on nina kinni, ta jookseb ja siis sa ei saa öösel magada ja kõik see kõik on olemata. Jah, täpselt nii. Jaa. Vägev. Nii, aga läheme edasi. Väga tore, Silja. Et Martina, tahaks siis kuulda sinu lemmikuid ka, et me oleme eelnevalt kuulnud, et sinu üks lemmik oli kindlasti C-vitamiin, et kas ta endiselt kuulub sinna? Ma vabandan, mind kaamerapildis ei ole, ma lihtsalt jutustan teiega. Aga ma mõtlesin, et ma seekord vitamiine sisse ei too. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et mis need 3 toodet oleks, milleta ma ei saaks enam hakkama. Esimene mõte, mis mu pähe tuli, oli XS-i need joogid siis. Sest et milline meditsiinitöötajana, kuidas sa saad hakkama 24-tunnise valvega, mis on täis väga palju actionit, jooksmist, mürgeldamist, ilma millegita, mis annaks sulle korraliku energialaksu. Eriti veel, kui sa vahepeal süüa ei jõua. Ja XS päästis mu selle probleemist. Siis ma hakkasin edasi mõtlema, ma jooksin päris ummikusse ja siis ma küsisin elukaaslase käest, et mis need võiks olla? Ja siis ta vaatas mulle otsa, et aga mis see pulber on, mida sa iga hommik joogi sisse endale paned? Ja siis ma olin nagu, jaa, kiudained. Ma mäletan, ma tellisin need esimest korda tegelikult põhimõtteliselt sellepärast, et nad olid selle blenderi komplektiga kaasas. Ja nüüd ma ei oskaks vist enam olla selleta. Ma olen nii harjunud, ta on mul nagu kõhu nii korda teinud, et ma tunnen, et mul on nagu organismi poolest nii palju kergem olla. Ja 3. asi, mis on ka viimase aja avastus minu jaoks, on oliiviõli. Ma ei uskunud, et oliiviõlil võib olla nii suur erinevus.
sest et see maitse on nii teistsugune, kui ma võrdlen nagu poe tavalise oliiviõliga, rääkimata siis need odavate rapsiõlidega. See maitse, mis sinna toidu külge jääb salatitesse, see on väga hea maitsega, mul ei ole mitte midagi halba öelda. Ja kuna mu elukaaslane on kokk, siis on veel eriti hea võrrelda sellega, et tema oskab veel eriti hästi sellistel teemadel kaasa rääkida. Aitäh! Jah, aitäh! Super, lahe kolmik. Üli äge, et siit me jälle tabame seda, et meie kasutame ka, me kasutame õli peaaegu iga päev põhimõtteliselt. Ja me oleme niivõrd ära harjunud selle kvaliteediga, et sa nagu tegelikult ei mõtlegi enam. Selleks ongi vaja võib-olla teinekord sellist haamriga pähe, et anda mingisugune teine õli sulle ja kuule proovi seda. Neid peaks kõiki nädalaks kuskile asumisele, Amvei tootevabale asumisele saadma, siis saame jälle aru. Hästi meil on. Aga läheme edasi, Eerika, missugused oleks sinu 3 lemmiktoodet? Tere! Minul oli ka päris palju mõtlemist selle üle, et mõtlesin igasuguseid, neid samu asju, mis siin nimetatud on juba. Aga minul on see, et tsink, et kui ma tunnen, et see ninaneelus midagi hakkab toimuma, et siis läheb kohe pulber. Et C-vitamiin ja need teised asjad ka, aga minu meelest see tsink üksi ka töötab päris hästi. Ja kuna nüüd ühesõnaga on niimoodi, et need on koos, see on see niisutav šampoon, et mina ilma selleta enam tõesti ei saa. Ma ei kujuta üldse mingit teist šampooni ette, et mul ei ole ju, põhimõtteliselt on mõeldud sellistele hõredale juuksele. Mul neid juukseid on. Nad ei ole väga hõredad, aga ta teeb kuidagi need juuksed selliseks väga pikalt puhtaks. Et kui ma olen selle šampooniga pesnud, siis on tõesti, et ma saan nädalas korra selle peapesuga hakkama ja juuksed on kohe. Ka siis, kui enam ei ole võib-olla 4. päev või juba on 5. päev, siis juuksed on kohevad endud. Nii et kokku sai 3. Aitäh! Üli lahe. Ja niimoodi aeg-ajalt ise endale kogu aeg sellist meeldivat peapesu teha, on ju. Nii nagu Eerika ütles. Et mõelgem siis jälle selle üle, et tegelikult missugune võimalus meil käes on, et just kasutada kvaliteetseid tooteid ja pakkuda neid ka teistele. Et kes ei taha, see ei taha, et me oleme ju tihti peale näinud, et inimesed kasutavad seda näiteks nõudepesuvahendit, kiidavad maailma lõpuni seda või taevasse ja siis mingi aja pärast lähed nendele külla ja siis on neil jälle see feeri. See, mille nime me ei tohi nimetada. Et see punamütsike tegelikult. Et siis sa ei saa nagu aru, et mis kohaga inimesed mõtlevad, et hinnavahe on ju meeletu, et see punamütsike on kordades kallim. Aga kuna inimesed ei ole matemaatikatunnis korralikult käinud, siis nad ei saa aru sellest, et siis mõnikord tuleb neile selgeks teha. Nii, aga läheme edasi, et praegu meil rohkem kedagi ei ole, kes nagu saaks jagada ja me jagame siis nüüd selliseid uudiseid, mis siis tegelikult hakkab uuest aastast, mingid kampaaniad hakkavad juhtuma. Amvee on iga kuu teeb mingid kampaaniaid ja täpselt samamoodi ka nüüd siis jaanuaris. Ma kohe jagan teiega nüüd seda, see on see video, on ju. Nii. Ja esimene asi, mis siis tuleb, on, et kui osta nüüd Artisti stuudio valituid asju, siis mitte vähem kui 20 punkti eest, siis sa saad kingituseks 2 sellist selfie lampi, mille saab panna siis telefoni külge. Et kes teeb palju selfisid, et siis ma arvan, see on päris hea ka ise endale ja mõnele teisele kingitus. Et eks ta seal, ma arvan, et ta on sellise väikse USB selle sisendiga, et saab laadida. Ma arvan, et äri edendamiseks ka päris oluline asjakene. Ja tasub selles mõttes, see on nagu 12. jaanuarist tuleb siis müüki, või tuleb siis kingituseks, et tasub kiirustada, kes nagu seda tahab saada, sest sellised vidinad tegelikult hästi ruttu saavad otsa.
Nii teine asi, mis siis tuleb, on 4. jaanuarist hakkab siis XS-i kampaania, et kui osta 3 plokki seda ingveri XS-i ja vitamiin C-d, siis saad 10% saad odavamalt. Ehk siis nendele toodetele on 10% komplektis. Hind on odavam, nii et kellele see ingveri XS on väga meelepärane või teab, kes tema klientidest seda meeletult tahab, siis tasub juba promoda ette. Kuni 11. jaanuarini siis see kestab. Ja 3. aktsioon on siis 12. kuni jaanuari lõpuni on siis iCooki Wok pannil on 10% hinnasoodustus. Nii et kellel on Wok pann kodus olemas. Voolakas või? Jah. Pann Wok. Ja kellel on pann olemas kodus, et siis võib seda panni promoda. Kellel ei ole, küsige oma kutsujalt, küsige proovimiseks. Ülivinge asi, igasuguseid asju saab teha. Me oleme siin erinevatel tooteõhtutel teinud, et tasub seda mõelda, sest praegu on imelik aeg on selles mõttes, et kui te olete tähele pannud, siis Amway ei ole hindu tõstnud viimased 3 aastat vist minu arust või midagi niimoodi, et fakt on see, et see hinnatõus kuskil nüüd kevadel kindlasti ära tuleb, sest et kõik on läinud kallimaks. Transport on läinud kallimaks, energia on läinud kallimaks, keegi peab selle kinni maksma ja alati maksab selle kinni tarbija. Aga et siiamaani, kes midagi tahab tulevikus ikka osta, et siis sellised suured asjad on mõttekas nagu osta ära nüüd jaanuaris. Nii, ja kui me nüüd räägime mööduvast aastast, siis me oleme eriliselt õnnelikud, et just teie olete meiega olemas, sest tegelikult on see mööduv aasta olnud meie tiimi jaoks selline kuidagi erakordne, et ma hakkasin sellist, et kas meil möödunud aasta viimastel päevadel oli ka mingid tiimiõhtud, ma ei leidnud seda infot. Lappas ja ma katsusin seal Go21 ka leida ja ta lubas mind minna kuhugi mingi juulikuuni ja rohkem ta edasi ei lasknudki mind enam. Ma ei tea, kas see oli Facebook kiilus kinni või ühesõnaga mingi jama oli. Et ma ei saanudki teada, et kas me tegime juba eelmine aasta ka igasuguseid tootekaid, aga me ei lindistanud. Aga et selles mõttes, kui me nagu Sillega mõtlesime nüüd eile õhtul ja siis me mõtlesime, et meil on ülivinged inimesed tegelikult meeskonnas. Sellepärast, et kui te vaatate, kuidas nad teevad open'id, kuidas nad juhivad mingid õhtuid. Kuulge, see ei ole nii sama, et te peate iga hommik endale pika pai tegema. Kõigepealt ise endale. Selle eest, et olete nii tublid olnud tegelikult ka. Ja ütleme endale häid asju. Ja mõtlema selle peale, et järgmine aasta tuleb eriline aasta. Ta tuleb eriline sellepärast, et kõik siin tähetargad juba ütlevad, et läheb ainult hullemaks, aga Amways läheb ainult paremaks. Et tasub nagu Amwayst kinni hoida ja nii nagu Toivo Randle soovitas, et kirjutage eesmärgid üles. Kirjutage üles ja siis nende eesmärkide järgi hakake välja mõtlema seda tegevuskava. Et mis ma nüüd selleks pean tegema, ükstapuha, mida te tahate siis saavutada. Kas te tahate endale uut maja või uut taset äris või uut elukaaslast või mida iganes, uut koera või kassi. Pole vanagi koera. Ja, et kirjutage need üles ja siis hakkate, siis kuidas Toivo Rande ütles väga hästi, et siis kui sa üles kirjutad, siis sa tegelikult annad ajule, annad ruumi mõtlemaks neid tegevusi, mida nüüd tegelikult selleks teha, et saavutada see eesmärk. Sest muidu sa mõtled kogu aeg ainult, sul on kinni kogu aeg. Kui sa üles ei kirjuta, siis su pea tegeleb selle eesmärgi peale mõtlemiseks. Kui sa eesmärgi kirjutad üles, siis aju maht vabaneb selleks, et mõelda välja ja strateegiat, kuidas siis saada seda, mis ma üles kirjutasin. Et kes nagu siiamaani ei ole seda teinud, siis võiks juba sellepärast seda teha, et kui te ei usu, siis proovige. Äkki järgmine aasta selle tõttu on kordades parem, sest järgmine aasta tuleb väga-väga hea aasta, Amway aasta. Juba sellepärast, et mängu on tulnud need pronksi, need tasemed
ja see, me vaatasime just Venemaa ühte jälle see esinemist, et kui vingelt seal tegelikult promotakse seda kõike, seda pronksi, seda, et ammis on sul raha võimalik hakata kohe teenima, kui sa võtad õige strateegia. Et lihtsalt tuleb koolitada, ärge unustage ennast koolitada, ärge unustage seda 8. jaanuari connecti. Et selles mõttes, et isegi kui te mõtlete, siiamaani olete mõelnud, ma ikkagi vist ei taha, me ikkagi ütleme teile, võtke see ligipääs ja tulge, sellepärast te mitte kunagi ei tea, kuidas võib see teid mõjutada. Sest see on niivõrd tähtis, et siin on võimalik sellise väikese raha eest ennast koolitada. Et te saate sellest aru võib-olla 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, siis kui te olete plaatinad, kui te olete smaragdid. Mina arvan, et tasub mõelda niimoodi, et kui sulle praegu tundub, et sa ei ole kindel, et see on õige jutt, mida me räägime, et see seminar Connectile ja Vessile tuleb tingimata tulla, me ütleme otse, et kindlasti tuleb tulla. Et pange ennast nagu lapse olukorda või oma laste, et mõelge enda peale lapsena või siis oma laste peale või oma laste peale. Kuidas on olnud, mina mäletan küll neid asju, millest ma aru ei saanud, kui vanemad kas nõudsid midagi või ütlesid, et seda on vaja või see, et kui sa praegu külmetad, siis vaata, kui saad umbes aasta hiljem tuleb sul see lööb välja, et sa kannatad selle pärast. Kas ma uskusin? Muidugi ma ei uskunud. Või mis iga... Või lähed õhtul tahtsid diskole minna, et vaata, et sa ei lähe diskole, et vaata, mis siis, tuled tagasi ja ongi laps. Ja et igasuguseid nagu nõuandeid või hoiatused, mis vanemad on neile andnud ja mida me ei võtnud tõsiselt tegelikult. On ju? Me kõik teame seda. Aga võib-olla kõik asjad ei olnudki nii, aga väga palju asju ikkagi vastaski tõele, et sa saad täiskasvanuks ja sa saad aru, mina mäletan seda lauset, et oota, vaata, kui sul omal lapsed tulevad. No kuulge, milline noor inimene seda lauset kuulab, eks ju. Aga nüüd just see, et mul praegu tuli see pähe, et panna ennast nagu sellesse, kui palju me ei uskunud ja kui palju sellest vastas tõele, et täpselt samamoodi on Amve äri ja nende koolitustega. Päris kindlasti kohe. Ja miks tuleb järgmine aasta eriline, sest et igal juhul meie meeskonnast ka nendest inimestest, kes täna siit ekraanilt vastu vaatavad, keegi tuleb uus 21. Lihtsalt tuleb. Meie küll siit näeme. Et selles mõttes, et see lihtsalt kõigepealt tuleb teil endal see otsus võtta ja võt siis koos teha. Kasutage meeskonna võimendust. Kasutage nende tiimi õhtute võimendust. Et me ei ole tihti peale aru saanud, et kui võimas see tegelikult on, aga me teame, mis toimub mujal. Jah. Ja ma ei räägi rohkem. Ja siis veel see, et seoses sellega, et me vaatasime täna seda ühte vene lindistust, et ikkagi... Sa mõtled Koskinit või oli see Sitnuk? Koskinit, ma mõtlen praegu Koskinit. Et mõtleme siis niimoodi, et noored Koskinid, jah. Et noored inimesed 30 aastased. Ja et ikkagi, et see on noorte inimeste tänapäeval, see noorte inimeste megavõimalus. Ja samas kasutades Olga Sitnjuki väljendust, need, kes juba pikka aega noored on olnud, nende jaoks on see ka super võimalus. Nii et ühesõnaga tegelikult ikkagi võimalus kõigi jaoks. Just. Nii, aga kas keegi tahab veel nüüd mingit, kas siin Marju jagas juba oma seda viimast seda laudlina toote, seda vau-efekti, et kas keegi veel on midagi kogenud viimasel nüüd jõulude aeg, midagi juhtus või mingi tootega on tal tekkinud, ma ei teadnudki, et see toode, nii nagu Martina ütles, et näed, et õli, et väga hea, et mida me alati tahame, et kui niipea, kui teil midagi tekib sellist positiivset emotsiooni, jagage seda, sest tihtipeale me ise unustame ära, et meil on tegelikult nii head tooted. Kaisa, palun. Ja aitäh. Kusjuures õli oli see, mida Aigar ka ütles, et ma võiksin oma kolmikusse lisada, aga las see ole temal.
mulle väga meeldib ka sõli muidugi, aga ma mõtlesin, et sihuke vau-toode, mida tegelikult Sille on ka ammu juba soovitanud. Ma ei tea, kus ta seda kuulis, võib-olla ise mõtles välja, et kui talvisel ajal või ükskõik mis ajal on huuled kuivad, muidugi võiks ka rohkem vett juua, veel rohkem, aga kui nüüd ikkagi talvisel ajal see juhtub ja kes raatsib, siis panna huultele õhtul silmakreemi. Muidugi on meil ka ideaalne hügieeniline huulepulk, mis on E-vitamiiniga, aga silmakreem on nüüd eriti see uue, see Skin Nutritioni oma, minu meelest see mõjub nagu super hästi, nii et ma olen seda juba soovitanud, ma olen seda ise teinud, nii et katsetage, kes raatsib, ega sinna palju ei pea panema. Toimib. Ja, et ta nii niisutab, et seda läheb tõesti väga vähe, et vähem huule peale läheb vähem kui silma alla, eks ole ju? Ja, aga ta tõesti niisutab. Et hügieeniline huulepulk töötab natuke teistmoodi, ta on rohkem selline toitvam, eks ju, aga just see silmakreem, ta niisutab, huultele ma niiskust vaja. Ma ka lisaksin seda, et just see on hullult hea ja vaata siia, kui hakkavad nagu kurrud tulema, ma panen alati silmadele õhtul siia ja siis siia. See on nii pehmeks teeb ja mõnusaks. Hästi hea. Just, mõnus. Ei tea, kas mehed võivad ka sinna panna? Mehed võivad ka sinna panna ja huulte peale ja siia, kui kurrud hakkavad meestel tulema. Mitte vurrud, vaid kurrud. Vurrude vastu ei aita. Just. Nii, aga hakkamegi siis nüüd tänast sellist tooteõhtut kokku tõmbama, et mida me tahaks soovida, enne kui siis järgmine tooteõhtu on meil siis järgmine neljapäev, siis on juba uus aasta. Uuel aastal me tahame kindlasti teha nii, et me jaanuarisse mõtleme igasuguseid, käimas on see Nutrilite'i komplekti kampaania, mida me lõpetame jaanuariga siis ära, aga kindlasti me mõtleme midagi veel põnevat, et me tahame mingi iCooki välja loosida. Aga 10. kuu paiku tuleb siis see 50 punkti kingituste challenge, aga et teeme ka mingi iCooki või poti või panni, et eks te andke teada, kumba te tahate, kas te tahate poti või panni, et siis meie siis selle otsime, me läheme sinna vanaraua kokkuostu ja leiame sealt midagi. See on see firma. Ja meie tahame soovida teile, et kõige olulisem on see, et te püsiksite terved. Kõigepealt teie ise, siis teie lähedased, teie tuttavad. Sest tervis on kõige olulisem ja väga palju tervisele aitab ju kaasa ju Nutrilite, nii nagu me ka täna hästi palju kuulsime. Ja et me oleks sama rõõmsad edasi, sest meil on vaja seda positiivset energiat ja üliäge on järgmine aasta samal ajal istuda siin, sest ma arvan, sellised Zoomi kohtumised jäävad, aga istuda just ja võtta see 2022 aasta kokku, et kõik mõtlevad täiesti lõpp. See oli meeletult vinge aasta, meeletult vingete saavutustega ja eesmärkide täitmisega. Et seda me tahakski soovida. Olge tublid, tehke meeletusi. 1. jaanuaril meie teeme ühe meeletuse kindlasti. No vähemalt ühe. Aga sellest kindlasti kuulete. Hüppate katuselt lumme kuskile. No igale poole. Igale. Okei, põnev. Et toredat aastavahetust teile ja tore, et olite täna meiega ja varsti näeme. Aitäh teile. Ja hea aasta lõppu. Ja homme me ei kohtu. Ma saan aru, et homme me ei kohtu, eks? Jah, homme süsteemiõhtut ei ole. Ei ole. Süsteemiõhtu on järgmine nädal ja seal tuleb üks väga-väga huvitav teema, väga huvitava katsega, mille teeb läbi Kaisa. Kaisa ise küll ei tea veel, aga üli huvitav katse, mis näitab, kui kasulik on plaatide kuulamine. Nii et igal juhul tasub järgmine reedega selles mõttes kohal olla, et siis te näete juba. Aga head vana aasta lõppu ja kõige paremat aastat. Ja kõike paremat. Terved, ilusat aastavahetust. Aitäh.